Ja Joosep Saliste, kas siis nüüd tulenevalt koondise mängudest või millestki muust on jäänud ka juhul võib piisata Viigist Florale ja neid kombinatsioone tuleb rohkem. Siit ääre pealt maha mängiti, siis kohe olid kõik mängijad siin ja tuleb ette nurka, aga olukorda üldse tekitada. Nii, lühidalt mängitakse lahti, teine nurgalöök. Nii, Mihhailov Poomile edasi. Nüüd saab Poom vasakuga tõsta! Sealt tuuakse ära Paide. Veel ja jälle peaga ees. Nii, nüüd saab täitsa korralikult Tovstik minna ja Zenjov tuleb kaasa ja väga hea paist läheb teele. Ojamaa on juures ja pall on juba kastis ja Flora ja mäsab ära oma olukorda. Oi, kui hea tõste oli siin. Nüüd on kastis. Ja pani ära Anier ja pani ära. Oota, siin vaadatakse eelmist momenti veel. Vaadatakse jaa, aga ütleme, tunneme sellestki rõõmu. Vähemalt väravat oleme näinud. Väravat oleme näinud ja sellist head emotsiooni see sisse toob ja siin ikkagi praegu õnitatakse, vaadatakse igast nurga alt veel üle, aga kust jällegi Anier tunnetas selle ninaga ära, kus seisma peab, kus selle varba vahele peab panema, aga no kõik algas ju tegelikult. Kõik paigas. Zenjovist läks üle ja vaher ei ulatunud. See oli hea terav! Kuidas tal nii see pall läbi läks? William. Väga peale oli seal oli Lutsu jalg. Lutsu vasak. Lahendati see olukord nii hästi kui võimalik. Nii. Nüüd on küsimus selles, et Juhkam astus küll Sapinenile peale. Aga ma ei julge küll kinnitada, et see oli meelega. Oi, sealt oleks võinud isegi oma värav tulla ja Sapinen on siin pikali maas kohtunike Vilist. Mängu kinni peale ja ei saa veel. Ja vaher praegu päästis Flora, kes oli joone peal ja see oli tugev löök. Vaher ei olnud selline astumine, et siit punast kaarti nagu... Ja läheb vaatama. Punast kaarti. See muidugi teeb... No. Ja annab kiive. Ja annabki puna, ei. Kollase endis. No, nii, ja William on täna vasakus äärest terav olnud sellisest 1-1 olukordades. Võtab veel ja võtab veel. Ja tuleb löök sinna! Päris raskuste löök siit. Vasaku jalaga Poom kerib välja selle esimesse tsooni. Paide saab ära löödud. Ja Tovstik annab söödu, vaatab siin Sapinen! Jäi pall ette talle! Kui hea pass tuli tõuksilt kasti. Jaa, tuli, aga seal on... Ja Flora võidab uuesti palli. Ja Paide on raskustes. Ja Meeritsa tõrje ei saa Flora lõigida. Ei tulnud pall välja, aga jääb Florale. Tovstik saab ka kehaga atta. Saab pöörata. Ei tule! Kasti maale. William võtab hoogu sisse. William palliga ja tagant maha. Ja viga. Ja tuleb puna. Ei. Punane vastu, teine kollane. Ja mille eest Kreida sai siin esimese kolla, see oli see, et... Travallil on 6 lisaminut ja selline olukord, siis läheb kasti. Ja juba mängiti kiiresti lahti, Sapinen võtab kogu... Jaa! Täiesti uskumatu. Ja värav. Ja kuidas mängis maha praegu selle olukorra Paide, et nad ei näinud, et Sapinen läks, et kas see vile oli, kas vilet üldse küsiti, ma ei tea seda praegu, et olime ise ka selles olukorras, kus jäime seda lahti mängu nagu ootama, aga hoopis tehti kiiresti see olukord ära ja nüüd on... Mängib Flora olukorra ära. Poom. Sealt teeb pall välja. Alliku jõuab juurde. Allikult pall kasti. Minnakse palli peale, Vaher lükkab. Poistis käib. Kindlasti mängitakse veel. Ja tuleb pikk pall. Oi, kui Eesti Milleri peale. Miller lükkab ette. Ei tule. Paide. Milline mängulõud. Ja siin on suluseisu näidatakse. See ka. Kas on suluseis või? Kas on suluseis? Kas julged jooni tõmmata, Tarmo? Ei, minu meelest ei olnud seal sulle tabera. Ja kohtunik Kaivoja lõpetab selle trilleri seisult 1-1. Nii, aga nüüd veel kord, et
Aitäh, Tarmo, tõepoolest, ega siin stuudios ka väga rahulik ei ole, aga minu kõrval istub mees, kes võib-olla ei ole küll rahulik, aga ehk on ikkagi kokkuvõttes tulemusega rahul. FC Flora peatreener Konstantin Vassiljev. On see nii, Kostja, oled sa pigem rahul? Raske öelda, et huvitav mäng oli. Et ma ütleks, et kindlasti see 0-1 seis ei olnud nagu mängupildi järgi nagu päris teenitav meie poolt, aga me ei suutnud lüüa omad võimalused ja selline jalgpall on kahjuks, et vastasel on seda kvaliteeti olemas. Aga uskusime lõpuni ja lõppkokkuvõttes leidsime seda väravat, oli variant ka võita, oli variant ka kaotada, et selles suhtes ma arvan, täitsa väärikas mäng mõlemalt poolt. Ja nii telepublik kui siis ka kohale tulnud publik sai seda mängu täie raha eest, sinul kindlasti närve ka läks. Teeb see sulle muret, et realiseerimine ei ole selline, nagu ta võiks olla? No selles suhtes muidugi tahaks, et me lööks ära. Viimastes mängudes me olime, ma arvan, lõime päris palju väravaid ja nii vahepeal juhtub, et kõik on selles suhtes mängupilt oli okei, mehed andsid endast maksimumi ja vahepeal need postid ja põrkepallid lendavad vastasele ja nii juhtub. Kindlasti tahaks rohkem saada, aga päeva lõpus ma arvan, peaksime rahul olema. Sina oled olnud selles olukorras ju mitmeid kordi, aga paljud noored mängijad ei ole. Kuidas sa nüüd nende nii-öelda indu maha võtad, aga samal ajal ikkagi motivatsiooni kõrgel hoiad, sest need 2 mängu, mis tulevad, on väga olulised. No, muidugi olulised, kõik mängud on olulised ja noored, ma arvan, on ise peavad seda motivatsiooni leida, ma arvan, motiveerima ma neid ei pea, võib-olla vahepeal natuke rahustada. Ma arvan, need on huvitavad mängud meid ootav ees enne veel seda karikas ja läheme, et kõik sõltub meist, anname endast maksimumi, siis vaatame, mis sellest tuleb. Olgu nii, Kostja, aitäh. Aitäh. Ja vaatan nüüd, Vladimir Vassiljev on ka olemas siin ja peatselt siia minu juurde jõudmas. Tere, Vova. Paide kõvasti rabeles kaitses, oli teada, et see teine poolaeg tuleb päris palju pingutamist ja tegelikult kaitses ju edukas töö, lihtsalt see 1 värav. Ja võib-olla see ongi nagu meie koht, 4. koht, kui me ei suuda siis mängu lõpuni keskenduda, siis võtame sellest väravad, ega see ei ole esimest korda, kui meil lõpuks lüüakse. Lõpuks väga valus, et väga raske kommenteerida. Ma saan aru, et see on valus. Mis see oli, mis saatuslikuks sai? Kas ikkagi liiga palju energiat, mida sa ka ise ütlesid enne mängu, et mis sellel nädalal platsile jäi ka Levadiaga mängus? Ma ei usu, et ma ei näinud, et me füüsiliselt oleksime kusagil nagu augus. Lõpuni nagu pingutasime ja lõpus nägite ka, et energiat oli ka rünnakusse minna, lõime ka väravad, mis minu arust ei olnud suluseis. Kohtunikul parem siis ülevaade oli, aga lõpuks ongi pissi asjad ja täna keskendumise see protsent oli võib-olla halvem kui Levadia vastu ja saime seda väravat. Olgu, Vova, lasen sul praegu minna, aitäh ja kutsun nüüd siia siis mängu parimaks hääletatud Rauno Sappineni. Rauno, ma saan sulle üle anda selle klaasist auhinna. Palun võta ka mikrofon. Palju õnne, ma näen, et sa ei ole võib-olla nii rahul, kui võiksid olla. Jah, me tulime 3 punkti järgi. Saime ühe, jah. Mis teil siin veel omavahel ütlemist oli vastasmeeskonnaga? Mul on väga, ma ei taha mitte midagi öelda selles praegu. Ma tahaks öelda väga palju, aga see ei ole kõige tarem. Selge, sellest ma saan aru, aga räägime siis sellest, et mis teie täna õigesti tegite ja mis valesti? Me domineerisime Paidet kogu 90 minutit. Tegime kõik hästi, viimasel kolmandikul ei õnnestunud olla nii efektiivselt, kui oli vaja. Tiitel on vaated käega katsuda, aga ma tean, et mängumehed ei taha selle peale mõelda. Mis see siis on, mille peale te järgmised 2 nädalat mõtlete? Mõtleme kõigepealt karikamängule ja siis mõtleme Kuressaarele ja lähme mängult. Lühikese jutuga mees täna, Rauno, aitäh sulle. Lasen sul praegu minna, vaatan. Jah, aitäh.